Donetski piirkonnas toimub midagi kõhedust tekitavat. Vene sõdurid saadetakse võitlema kevadkampaaniasse, mis peaks tooma võidu emake Venemaale. Aga midagi läheb valesti. Sõdurid surevad rekordilistes arvudes, sest miski laastab Vene ridu nagu mitte kunagi varem ajaloos. Donetskist on saanud surmatsoon. Venemaa kaotused on nii rängad, et neid tuntakse veel 100 aastat, sest Putini käsilased on nüüd liiga hirmul, et võidelda. Kui sa kuulaksid Putini jutustust, ei teaks sa sellest midagi. Vene juhi sõnul on Ukraina kokkuvarisemise äärel. Donetsk ja seejärel Donbass langevad kevadrünnaku kätte, mille Venemaa märtsis Ukraina vastu alustas. Venemaa jõhker sõjamasin pühib üle Ukraina. Ja 2026 aasta lõpuks saab Putin täpselt selle, mida tahab. See on vältimatu, see on peatamatu. See on täielik jama. Kui Venemaa annab märku, et on valmis läbirääkimisteks, tuginedes Putini väidetavale valele tugevusele, siis tegelikkuses surevad need halvasti väljaõpetatud sõdurid, keda ta Ukrainasse saadab massiliselt. Ja mitte kusagil pole see selgem kui Donetskis. See on ainus piirkond, mida Venemaa kõige rohkem tahab, kuid see seisab endiselt ja umbes veerand sellest on veel vallutamata. Pealetung, mis pidi Donetski kiiresti vallutama, on hoopis muutunud Vene sõduritele surmatoojaks ulatuses, mida me pole kunagi varem näinud. Kui suur see ulatus on? Ukraina presidendi kantselei asejuhi Pavlo Palissa sõnul kaotab Venemaa nüüd iga Donetski vallutatud ruutkilomeetri kohta 316 sõdurit, ehk iga 0,386 ruutmiili kohta. Ainuiksi selle numbri kuulmine peaks panema sind mõtlema, kuidas Venemaa armee saab Donetskis nii rängalt läbi kukkuda. Siiski läheb asi Putini jaoks palju hullemaks, kui võrdleme praeguseid numbreid varasematega. Aasta tagasi kaotas Venemaa Donetski vallutamise püüdlustes endiselt liiga palju sõdureid. Siis oli see arv 160 kaotust ruutkilomeetri kohta Donetskis ja keskmiselt 120 kogu Ukrainas. Siin näeme, et Venemaa kaotab umbes 2 korda rohkem sõdureid kui 2025 aasta esimeses kvartalis Donetskis. Ja need pole lihtsalt kaotused. Suurenenud kaotustega kaasneb langenute ehk kiiade kasvav trend, mis tähendab Venemaa vägedele hukatust. Selle trendi juurde tuleme hiljem tagasi, nii et jääge meiega. Enne seda räägime sellest, mida see kõrge surmade arv koos aeglase edenemisega Venemaa jaoks tegelikult tähendab. Putini väed võivad Donetskis küll aeglaselt edasi liikuda, kuid need edusammud ei ole taktikalised. Teisisõnu, Venemaa pole viimase 6 kuu jooksul Donetskis saavutanud midagi olulist, ohverdades nii palju oma sõdureid Putini ülbeuse altarile. 2026 aasta esimese kvartali kogukaotused ulatuvad üle 90 000 Vene sõduri, kellest üle 35 000 on leidnud oma otsa jubedas Donetski piirkonnas. See tekitab nüüd nii palju hirmu kõigi Putini käsilaste südames, kes saadetakse rünnakutele selles oblastis. Eriti märts on olnud Venemaa jaoks kohutav kuu. The Guardian teetab, et märts oli esimene kuu, mil Venemaa ei saavutanud peaaegu mingeid territoriaalseid edusamme kogu rindejoonel. Selle kuu jooksul suutis Venemaa hõivata vaid 23 ruutkilomeetrit ehk umbes 8,9 ruutmiili Ukrainast. Isegi jaanuar ja veebruar, mis olid samuti Venemaa jaoks sõjaliste kaotuste poolest kohutavad kuud, olid sellest paremad. Veebruaris hõivas Venemaa üle 4 korra rohkem territooriumi ja jaanuaris peaaegu 14 korda rohkem. Kuid märtsis, mil alustati kevad pealetungi, on Venemaa võidelnud end ummikusse, sest Ukraina purustab Putini vägesid nagu kunagi varem. Kuid siiski nõuab Putin Donbassi. 31. märtsil avaldas Ukraina president Volodymyr Zelenski, et Venemaa oli esitanud Ukrainale tähtaja. Taanduge Donbassist järgmise 2 kuu jooksul või Venemaa võtab selle jõuga. Aga kuidas saab seda ähvardust tõsiselt võtta, kui me näeme nüüd neid numbreid, mis piirkonnast tulevad? Putin üritab endiselt rahuläbirääkimisi juhtida nii, nagu tal oleks kõik kaardid käes, kuigi tegelikkuses kaotab Venemaa Donetskis territooriumi nimel rekordilise hulga elusid. Võta Donbass jõuga, Putin. Tundub, et mida kauem see võitlus piirkonnas kestab, seda rohkem Vene sõdureid sureb. Matemaatika räägib enda eest. Praegu on Venemaal Donetskis vallutada veel umbes 7000 ruutkilomeetrit. See territoorium hõlmab linnade kindlusvööndit, mis, nagu peagi näed, on Venemaa praeguste kaotuste seisukohalt võtmetähtsusega. Kui Venemaa jätkab samas tempos, kus praegu on, 316 kaotust ruutkilomeetri kohta, ootab Putini vägesid ees ainult surm ulatuses, mida selles sõjas pole veel nähtud. Venemaal tuleks ainuüksi Donetski vallutamiseks kaotada 2,212 miljonit sõdurit ja pärast seda jääks veel kogu ülejäänud Ukraina. Võrdluseks Ukraina rahandusministeeriumi andmetel on Venemaa kaotanud veidi üle 1,3 miljoni sõduri veidi enam kui 4 aasta jooksul Ukraina vastu võideldes. Donetski kaotuste määr on nii kõrge, et Venemaal tuleb oma kogukaotuste arvu peaaegu 2-kordistada, et saada suhteliselt väike osa Ukrainast.
ja ometi üritab Venemaa endiselt läbi rääkida nii, nagu ta võidaks Donetskis. Kuid nagu Palisa välja toob, teab igaüks, kes jälgib Venemaa läbirääkimistaktikaid, et see, mida me siin näeme, on Putini tavapärane käitumisviis. Pärast ebaõnnestumist Donetski jõuga vallutamisel toetub Venemaa nüüd valedele väidetele oma üleolekust. Venemaa kasutab alati läbirääkimistaktikaid. Näiteks püüab kehtestada tähtaegu, kui ta teab, et asjad lahinguväljal ei lähe tema jaoks hästi. Nii et võite ise järeldada, millist edu neil Donetski suunal on ja mis hinnaga. Nende edasiliikumine on minimaalne. Taktikalised edusammud mitmes piirkonnas on väga sümboolsed. Operatiivseid edusamme pole üldse. Nii et nad on tegelikult reaalsusest irdunud, kinnitab Palisa. Tõepoolest, võib teha järeldusi. Ükski neist pole Venemaa ega Putini niinimetatud erisõjalise operatsiooni jätkusuutlikkuse jaoks head. Venemaa ei suuda isegi Luhanskis oma seisukohta ühtseks saada, mis koos Donetskiga on üks kahest võtmetähtsusega piirkonnast, mis peavad langema, et Venemaa saaks Donbassi enda omaks kuulutada. Märtsi lõpus väitis Venemaa 3. korda, et on kogu Luhanski enda kontrolli alla saanud. See on peaaegu nagu Kreml usuks, et enda kordamine muudab nende väited usutavamaks. Praegu on olukord Luhanskis kaugel heast. Venemaa kontrollib 99,84% oblastist, kuid Ukraina sõnul püsivad Novojahharõvka ja Nadia asulad endiselt. Ja see tähendab, et Venemaa ei saa isegi väita, et on hõivanud territooriumi, mille ta oleks pidanud juba aastaid tagasi okupeerima. Jällegi, see on meeleheide. Valeväiteid esitatakse selleks, et toetada domineerimisnarratiivi, mis hajub kohe, kui vaadata Venemaa kaotuste hulka, võrreldes nende väheste edusammudega Donbassis. Kõik need probleemid on piisavalt tõsised, et Kreml neid tähele paneks. Kuid kõige selle taga varitseb veelgi suurem probleem, mis muudab selle, mis Venemaaga Donetskis toimub, veelgi hullemaks. See probleem üksi muudab kõik. Muide, kui see on selline ülevaade, mida sa soovid rohkem näha, siis kindlasti telli The Military Show. Me lahkame seda niimoodi iga päev. Nüüd, probleem, mis peitub kõigi Venemaa Donetski probleemide taga. Mis see on? Sõjaväe analüütik Andrew Perpetua avaldas kõik 8. aprilli postituses. Ta toob välja, et Venemaal pole Donetskis muretsemiseks ainult tohutu kaotuste arv, koos peaaegu olematute territoriaalsete edusammudega. Praegu on hukkunud Vene sõdurite arv kõrgem kui kunagi varem. Pärast umbes 300 videoanalüüsimist päevas, enam kui 2000 allikast sotsiaalmeedias, leidis Perpetua, et 2026 aasta märtsis kandis Venemaa Ukraina sõjas seni 4. kõrgeimat hukkunute arvu päevas. Aga oota korraks, me just ütlesime sulle, et see määr on kõrgem kui kunagi varem. Ja see on üle 4 kuu pikkuse perioodi. 3 kuud, mis eelnevad 2026 aasta märtsile, on detsember 2025, jaanuar 2026 ja veebruar 2026. 4 järjestikust kuud lahingus hukkunute määrasid, mis on kõrgemad, kui nad peaksid olema. Märtsis on eriti märgata tohutut kasvu hukkunud Vene sõdurite arvus võrreldes eelmise aasta näitajatega. 2025 aasta märtsis sai 4113 Venemaa sõdurit surma. 2026 aasta märtsis on see arv tõusnud 5771 nii, mis tähendab 40% kasvu ja on kaotanud traditsioonilise hooajalise languse, mida tavaliselt näeme hukkunute arvus, kui Ukraina sõda jõuab kevadesse. Kindral Talv ja Ukraina tegid Venemaale detsembrist veebruarini tõsist kahju. Aga kui kindral Talv taandub lahinguväljalt, võtab Ukraina ohjad üle ja tapab rohkem Vene sõdureid kui ühelgi varasemal kevadperioodil. Venemaa meeleheide muutub üha ilmsemaks. Pärast Starlinki kaotust sattusid Putini väed segadusse. Putin tegi olukorra veelgi hullemaks, võttes Vene sõduritelt telegrammi ära. Lisage siia veel Vene sõjaväe enda korralagedus, kus komandörid nõuavad sõduritelt altkäemaksu, et hoida neid rindelt eemal. Ja halvasti välja õpetatud sõduritele jagatakse juhiseid enesetapu sooritamiseks, sest muidu nad langeksid vangi. Nii saadki pildi sellest, milline olukord Donetskis tegelikult on. Ja asi läheb veel hullemaks. Jätkates 4 kuu teemaga teatab TVP World, et märts oli juba 4. järjestikune kuu, kus Venemaa vabatahtlike värbamine jäi alla nende kaotuste arvule. Pärast seda, kui Ukraina murdis selle konkreetse piiri, 2025 aasta detsembris, kaotas Venemaa ajavahemikus 2026 aasta jaanuarist märtsini 85 000 sõdurit, samal ajal kui värvati vaid 80 456 uut sõdurit. Võttes neid numbreid arvesse Venemaa langenute arvu kontekstis, ilmneb veelgi suurem probleem. Rohkem Vene sõdureid sureb rindel kui kunagi varem. Need on sõdurid, kes ei jõua kunagi haiglasse, ei parane kunagi ega saadeta kunagi tagasi rindele. Nad on läinud. Jäädavalt kõrvaldatud ajal, mil Venemaa võitleb piisava arvu sõdurite värbamisega, et jätkata kevadrünnakut Donetskis. See tähendab, et Venemaa ei suuda üha enam saata juba värvatud sõdureid pärast paranemist tagasi Ukrainasse. See ei ole võimalik. Liiga paljud neist sõduritest surevad, selle asemel, et saada vigastada.
ja taas, kõik see toimub nii tühiste territoriaalsete edusammude nimel, et neid võiks sama hästi olemata olla. 316 ohvrit iga vallutatud ruutkilomeetri kohta on juba iseenesest halb näitaja. Kui see okupeeritud territoorium ei paku Venemaale mingeid operatiivseid eeliseid ja rohkem tema sõdureid saab surma kui kunagi varem, siis tekib kriis, mis on muutunud katastroofiks. Kõike seda arvestades jõuame tagasi Donetski juurde. Kõik, mida Putin tahab saavutada nii kevadründe kui ka üldiselt Ukrainas, koondub just sinna. See on ka põhjus, miks Venemaa kogeb praegu nii suuri kaotusi. Midagi laastab Venemaa sõdureid Donetskis, nagu kunagi varem pole juhtunud. Ja seda saab kokku võtta 2 sõnaga – kindlusvöönd. Mida Putin nii sageli mugavalt unustab mainida, kui ta väidab, et Venemaa väed kavatsevad Donetski vallutada, on see, et need väed seisavad silmitsi kindlustustega, mida nad pole üle 4 aasta kestnud piirkonna vallutamise võitluses varem näinud. See vöönd hõlmab 4 suurt linna, millest igaüks on tohutult kindlustatud, osaliselt tänu ajale, mille Venemaa aeglane edenemine Donetskis on Ukrainale andnud. Slovjansk, Druzhkivka, Kramatorsk ja Konstantinivka jäävad kõik Venemaa teele ning moodustavad koos kaitsekaare, mis takistab Venemaal jõuda Donetski administratiivpiirini, mis võimaldaks Putinil piirkonnas võitu kuulutada. Neist 4 on Venemaa suutnud läheneda vaid Konstantinivkale ning pole sellesse linna veel sisenenud. Teised 3 linna selles kindlusvööndis jäävad küll Venemaa droonide ja suurtükitule ulatusse, kuid Putini väed ei ole veel kaugeltki nendes positsioonides, kust nad saaksid nende vastu tõhusaid rünnakuid alustada. Isegi Konstantinivkas hävitavad Ukraina kaitsjad Venemaa infiltreerumisrühmi. United24 meedia märgib, et Vene kevadründe esimesed rünnakud näitasid, kui raske saab Venemaal olema nende 4 linna vallutamine, sest Putin kaotas vaid mõne päevaga üle 5000 sõduri ning tohutul hulgal soomustehnikat ja varustust. See trend pole vaibunud. Venemaa sõjavägi ründab kindluste vööndit ja lüüakse iga kord tagasi. Mõtle nüüd sellele. Kogu sõja jooksul Venemaaga on Ukraina näidanud üles tohutut võimet hoida oma strateegiliselt kõige olulisemaid asulaid pikka aega enda käes. Donetskis seisab väike asula Tšassiv Jar endiselt püsti pärast enam kui 23 kuud kestnud Vene rünnakuid. Ka Pokrovski linn pidas vastu umbes sama kaua, nii et Euroopa poliitika-analüüsi keskus nimetas Pokrovskit linnaks, kus Putin murdis oma hambad. Harkivis pole Ukraina mitte ainult kaitsnud Kupjanski linna Venemaa rünnakute eest, vaid on vallutanud praktiliselt kogu selle asula tagasi, hävitades selle käigus tuhandeid Vene sõdureid. Venemaal on kulunud mitu aastat ja palju läbikukkumisi, et saavutada nendes linnades ja asulates tehtud edusammud. Kõik sellepärast, et Ukraina on üles seadnud vankumatud kaitseliinid. Siis on veel kindluste vöönd. 4 linna, mis on suuremad kui need, mida me just mainisime, ootavad kõik, et Putini vägesid seninägematul moel purustada. Vene väed on veetnud aastaid tohutus praepannis ja nüüd kästakse neil hüpata tulle, mis on nii kuum, et see põletab nad hetkega tuhaks. See ongi see, mida kindluste vöönd Venemaa jaoks tegelikult tähendab. Surmamasiin, mis juba mängib suurt rolli Venemaa suuremates kaotustes, aeglases edenemises ja langenute määras. Ja Venemaa pole kindluste vööndit peaaegu puudutanudki. Nii halb kui olukord Putini jaoks praegu ka poleks, läheb Donetskis asi ainult palju hullemaks. Ukraina on loomulikult selle kõik ette planeerinud. Segadus Venemaa vägede seas on üks paljudest põhjustest, miks kindluste vöönd osutub nii tõhusaks. Ja see segadus ei seisne ainult Starlinki ja Telegrami sulgemistes. Kuudel enne märtsi alustas Ukraina ulatusliku vastupealetungi, mis võimaldas tal edeneda Oleksandriivka ja Huljapoola suunas. Need piirkonnad on olulised, sest Ukraina saab neid kasutada Zaporižžja linna kaitsmiseks, mis on veel üks Putini 2026. aasta ülesannetest. Siiski ei saa eirata Ukraina edusammude mõju Venemaale Donetskis. Putin peab tagasi võtma territooriumi, mille Venemaa on viimastel kuudel kaotanud. Selleks on tal vaja elavjõudu, kuid seda elavjõudu ei tule värbamissüsteemist, mis ei suuda asendada sõdureid, keda Venemaa kaotab. Seega peab Putin tooma sõdureid Donetski pealetungilt Ukraina vastupealetungi suunas. See muudab Donetski rünnakud nõrgemaks, kui need peaksid olema, eriti kuna me teame, et Venemaa saadab osa oma eliitvõitlejatest Oleksandrivkasse ja Huljapolasse. Venemaa parimad ja andekamad ei võitle Donetskis, nad surevad mujal. Samal ajal kui Donetskisse jäänud kahuriliha hävitatakse. Siis lisanduvad droonid. Ukraina kasvavad tapatsoonid, kuhu kuuluvad ka FPV-droone, täisalad väljaspool territooriumi, mida ta kaitseb. Vene tagalas, kuhu Ukraina saab nüüd tabada keskmaa droonidega, on suur osa Ukraina Donetski kaitsest. Droonid põhjustavad Vene vägede seas rohkem surmasid kui ükski teine relvatüüp. Jaanuariks teatas Politico, et droonid põhjustavad 3/4 ohvrist Ukraina sõjarindel.
Võrdluseks see tähendaks, et 237 Venemaa 316 sõdurist, keda iga Donetskis vallutatud ruutkilomeetri kohta kaotatakse, langevad droonide tõttu. Samuti jaanuari seisuga umbes 80% kõigist Ukraina lahinguväljal sooritatud tabamustest viiakse läbi droonide abil. Metallist koletised, mis on nüüd õhus, maal ja merel, hävitavad Venemaa vägesid. Droonid patrullivad kindlusvööndit lakkamatult. Taevas tiirlevad valvsad silmad, jälgivad Venemaa vägesid, kui nad üritavad sisse tungida ja edasi liikuda. Niipea kui sõdureid või varustust märgatakse, sööstavad FPV-droonid kohale ning samal ajal tekitavad keskmaa-droonid Vene tagalas kaost, rünnates juhtimispunkte, droonioperaatorite keskusi ja laskemoonaladusid. Venemaal ei õnnestu Donetskis hetkekski hingata. Ja nüüd näeme me seda, kuidas puruneb müüt, mida Putin on üritanud alates oma sissetungi algusest levitada. See müüt eksisteeris juba enne sissetungi algust. Venemaa pidi olema võimas riik, mis suudab Ukraina päevadega kukutada. See müüt paljastati väga kiiresti. Ja kõik järgnevad müüdid on samuti Ukraina kaitse all kokku varisenud. Viimane müüt on see, et Donetsk on langemise äärel, nii et Venemaa on piisavalt enesekindel, et nõuda Ukrainalt oma vägede väljaviimist Donbassist maikuu lõpuks. Kõik, mida me selles videos käsitlesime, toob esile, miks see müüt on paljastatud. Venemaa võit Donetskis pole sugugi vältimatu. Putin kaotab rohkem sõdureid kui kunagi varem ning ta teeb need kaotused väga väikese territooriumi nimel. Mobilisatsioonitont kummitab samuti Venemaad. Putin ei taha mobiliseerida. Ta teab, millise vastureaktsiooni mobilisatsioon kodumaal tekitab, sest Venemaa rahvas hakkab küsima, miks on väidetavalt nii lihtne võit kestnud üle 4 aasta ja miks on nüüd vaja mobiliseerida reservväelasi, kes ei taha sõdida. Palisa ise ütleb, et Venemaa on juba mõnda aega varjatult mobiliseerinud. Kuid tavapärase mobilisatsiooni jaoks puudub Venemaal üks asi, mis selle idee teoks teeks. Kõige olulisem asi minu arvates on idee, mis peab ühiskonda ühendama ja õigustama selliste sammude vajadust, märgib Palisa. Sellist ideed Venemaal ei ole. Ühtsust ei ole. Lihtsalt elanikkond, kes kaotab rohkem, kui ta kunagi arvas, et kaotab, täites hullumeelse soovi kindlustada oma pärand enne surma. Donetsk on nüüd tohutu okas Putini küljel. Ja kui ta ei tee mingeid muudatusi, jääb selle piirkonna vallutamata jätmine tema pärandiks kaua pärast Putini surma, kui Venemaa üritab toime tulla sõja tagajärgedega, mis on juba nii palju ära võtnud. Kevadine pealetung võib osutuda hoopis Venemaa, mitte Ukraina surmakellaks. Olete just näinud mõningaid põhjuseid, miks see nii on, kuid selle pealetungi esimese kuu arvud on veelgi paljastavam. Kaotused kiirenevad, kui territoriaalsed edusammud kokku kukuvad ning sõda siseneb ohtliku uude faasi, kuna pöördepunkt läheneb. Lisateabe saamiseks vaadake meie videot. Ja kui teile see video meeldis, siis kindlasti tellige The Military Show, et näha rohkem analüüse Ukraina kõige šokeerivamatest statistikatest. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!